tere tulemast vaatama TK StageTechi e-autoralli Eesti meistrivõistluste Soome ralli kokkuvõtet. Kokku sõideti 8 kiiruskatset ning alustati Harju publiku katsega. Tänu sellele venis teine võistluspäev pikemaks kui olema harjunud ning kolmas päev tuli tagasi normaalsuse juurde. Võitja osas eriti suuri üllatusi ei tulnud, kuna võitis jällegi EMV1 klassi Siim Voort. Vahe teise kohaga jäi umbes 45 sekundit ja ka punkti katselt suutis Siim võidu võtta. Praeguseks ei ole selline tulemus enam mingi üllatus ning ka punkti tabelis tähendab see seda, et Voort võiks jätta südame rahus 2 etappi vahele ja oleks igatahes ikka veel liidri kohal. Kuigi võit oli suhteliselt kindel, siis Voort ise arvab, et ralli eriti edukas ei olnud, kasutades sõnu totaalne fail. Ütleb ta, et ta tegi 2 spinni täiesti suvalise koha peal ja käis ka korra puus. Selle mehe suust kõlab veidi raskesti usutavana. Küll aga võis rõõmu tunda ühe teise mehe üle, selleks on Oskar Orav Ford Fiestaga, kes tuli esmakordselt poodiumile, võttis nimelt siis 3. koha, kaotus liidrile alla minuti ja samuti ka punkti katselt 3. koht, igati tugev esinemine kiireima Fordi sõitja poolt. Poodiumi koha oli Orav endale eesmärgiks seadnud selleks hooajaks ja sai sellega hakkama. Nüüd on näha, mis ülejäänud hooajal saama hakkab, kas suudab veel poodiumeid koju tuua või jääb see ainukeseks. Praeguse tempo juures julgeks aga olla optimistlik. Ma arvan, et neid poodiume tuleb tal veel. Mees, kelle poodiumitest puudust ei ole, on Juss Parek, on ta kõigil etappidel peale ühe olnud poodiumi kohal. Seda ka seekord, teine koht temale ja punkti katselt 4. Punktivahe Voortiga kipub suureks, aga samuti on tal ka turvaline vahe 3. koha mehega, nii et tema ülesandeks on kahtlemata auto turvaliselt koju tuua. Selline olukord on Parekule tekkinud just nimelt 3. koha mehe Martti Tormi mitme ebaõnnestumise tõttu on ta 2 rallil nüüdseks katkestanud, mis tähendab päris suurt punkti kaotust. Kes aga oma punktide üle seekord õnnelik on kindlasti Erik Ajar, hetkel punktitabeli 10. Võttis seekord Rally Estonial 5. koha, ma arvan, et sellega võib ta kindlasti rahule jääda. Sellega ka kiireim Hyundai sõitja sellel rallil. Punktitabelis kõrgemaks Hyundaiks jõudmiseks on vaja seljatada Mario Kroonmäe, sinnani on veidi maad minna, küll aga Mario Kroonmäelt seekord kehvem tulemus, 17. koht ja Kajarile korralik punkti boost Mario Kroonmäe suunas. Ja nüüd näeme esmakordselt pildis kiirema PlayStationi sõitjad Sten-Erik Lehtmetsa. Lehtmets siis kordab juba 3. korda oma parimat tulemust, milleks on 4. koht, küll aga seekord punkti katselt tervet 4 punkti, ehk siis teine koht. Kas suudab Lehtmets ka poodiumile tõusta sellel hooajal? Oleks hea näha mõnda PlayStationi meest EMV1 ka poodiumil. Kahtlemata on tal võimalik tõusta 4. kohale punkti tabelis, vahe ainult 7 punkti, hetkel on ta 6. Vaatame ka üle tulemuse, et võitjana väljus jällegi Siim Voort ja punktikatse võidu võttis ka kaasa. Juss Parek 2. kohal, Oskar Orav 3. Sten-Erik Lehtmets 4. Erik Ajar 5. kohal, Rauno Lepiku, Kevin Pillesaar, Kristjan Kalev Lina 8. Tormi Talv 9. ja Martin Järvekülg 10. kohal ja võttis koju ka punktikatse 5. koha ehk 1 lisapunkti. Punktitabelis väga palju muutusi ei toimunud, Siim Voort endiselt juhib suure vahega Juss Pareku ees. 3. kohal katkestanud Martti Torm, Jürgen Jürisalu disklahvi saanud 4. kohal. Oskar Orav 5. Sten-Erik Lehtmets 6. mõlemad tõusnud koha. Raido Külaots kukkunud 7. Mario Kroonmäe 8. Martin Järvekülg 9. ja Erik Ajar 10. kohal. Minnes EMV2 klassi juurde tahaks öelda, et siin on rohkem muutusi, aga top 6 on jäänud võrreldes eelmise ralli tulemustega samaks, kui mu mälu ei peta. Nimelt on võitjana väljunud jällegi meie tabeli liider Anders Inimäe, kes on võtnud ka punktikatsevõidu, nii et jällegi temale maksimumpunktid kirja. Sellest aga jälle poodiumil puudust tunneme on tabeli teise koha omanik Karl Reinoja, kes tuli seekord jälle 4. kohale ehk jäi napilt poodiumit välja. Mis EMV2 võrreldes EMV1-ga on teistmoodi, on see, et vahed liidriga on tükk suuremad, küll aga peale liidrit on omavahelised vahed suhteliselt väikesed, eriti vaadates 4. kuni 7. kohta, need sõitjad mahtusid praktiliselt 20 sekundi sisse.
40-minutise ralli peale on 20 sekundit tegelikult meeletult väike vahe ja see vahe võib tulla sisse kas või ühe suurema veaga. Taveli liider meil aga vigu ei teinud ning võttis domineeriva võidu. Teisel kohal näeme aga taaskord Rait Jansenit, kes sõidab samuti Škoda Fabia masinaga. Võttis ta koju ka punktikatse teise koha ehk siis 29 punkti punktitabelisse kirja. Aitab lähemale tulla kolmandale ja teisele kohale. Hetkel on Jansen 4. kohal punktitabelis. Jansen on nüüd 2 järjestikusel rallil olnud teisel kohal ja praeguse momentumi järgi ütleks, et ta on tugev konkurent esi 3 kohtade peale. Eks seda kas ka aeglasemad kruusarallid või ka asfaldirallid Jansenile sobivad, saame järgmistel rallidel näha. 3. kohal näeme aga ka punktitabeli 3. koha omanikku Kertin Kävlikut, tegemist ka kiirema Hyundai sõitjaga EMV2 klassis. Jällegi tugev esitus tema poolt. Kävliku paremaks kohaks on jäänud siiani 3. koht, mida ta on saanud nüüd juba 6 korda. Seekord aga punktikatselt 1 lisapunkt. On ta suutnud ka punktikatset võita, vaadates Monte Carlo rallit. Seega punktikatse võiks olla koht, kus ta saaks mingisuguseid lisapunkte teenida, ei ole ta viimased korrad seal eriliselt hiilanud. Küll aga saaks terve ralli peale kiirust parandada Carl Reino ja poodiumi koht oleks talle kindlasti eesmärgiks, kui mitte isegi võit saada. Viimased 2 rallit ei ole Carl väga tugevat esitust näidanud, võttes koju 4. koha, olles siiani olnud ainult poodiumi kohtadel ennem Rally Estoniat. Kindlasti tahab tema poodiumile tagasi jõuda. Nüüd aga Theodor Tombach jällegi esiviisikus ja suutis kaotada täpselt 2 minutit liidrile, ei 1000 rohkem, ei 1000 vähem. Tombach on hoidmas ka punktitabelis 5. kohta 4. kohani 21 punkti minna, seega tuleb veidi vaeva näha, kui tahta tõusta 4. või isegi 3. kohale. Igatahes ei ütleks, et see selle mehe puhul võimatu oleks. Nüüd aga ralli tulemused. Võitjana väljus jällegi Sander Sinimäe, samuti ka punktikatse võit. Rait Jansen teisel kohal ja ka punktikatsel teisel kohal. Kertin Kävlik 3. ja punktikatse 5. Carl Reino 4. Theodor Tombach 5. Kusti Muri 6. ja punktikatse 3. Silver Jõhvert 7. ja punktikatse 4. Sten Mürkhain 8. Tarvi Priks 9. ja Kalvar Kiik 10. kohal. Punktitabelis esinelik hoidmas oma kohti Ander Sinimäe 1. Carl Reino 2. Kertin Kävlik 3. kohal ja Rait Jansen 4. üldse mitte kaugel esikolmikust. Theodor Tombach tõusnud koha 5. ja Karl Kristjan Hansen kaotanud koha 6. kohale. Kusti Muri 7. Silver Jõhvert tõusnud 8. Sten Mürkhain 9. ja Gabriel Veide kukkunud 10. Peale suvepausi sõidetakse kuumadel ja künkalistel Kreeka teedel. See ralli ei saa kohe kindlasti kerge olema ei autole ega sõitjale. Tänan vaatamast!